Tere tulemast Sporditeadlane Pilsteri esimese episoodini. Oleme Tartu lauluväljakul, kus on vormitud nii mõnigi väga kõrgel tasemel sportlane. Tänane esimene episood keskendub aga legaalsele dopingule spordis. Nii vana kui on inimkond, sama vana on ka inimese kirg olla võitmatu, olla teistest parem. Läbi ajaloo on sportlased otsinud erinevaid suukaudselt manustatavaid toitaineid ning jooke, et enda sportlikku sooritusvõimet parandada. Stimulandid ehk ergutava toimega uimastid on olnud üks esimene ainete rühmasid, mida on tarvitatud, et soodustada sportlase nõndanimetatud valubarjääri edasi nihutamist. Juba gladiaatorid, kes võitlesid Circus Maximusel Roomas, kasutasid väsimuse ja vigastuste leevendamiseks alkoholiga segatud stimulante. Skandinaavia sõdalased ehk berserkerid sõid lahinguks valmistumisel hoopiski allitsünogeenseid seeni. Esimesed sportlased, kellele stimulantide kuritarvitamise eest karistus määrati, olid 1860 aastal ujujad. 19. sajandi lõpus kasutasid Euroopa jalgratturid valu vähendamiseks ja väsimuse edasilükkamiseks selliseid aineid nagu kofeiin ja eetritega leotatud suhkrukuubikud ning strühniin. Kusjuures strühniini saadakse Kagu-Aasiast pärit higihaljalt puult, kus kuivatatud seemned sisaldavad umbes 1,5 ja kuivatatud õied 1% strühniini. Arvatakse, et esimene teatatud uimastitega seotud surmajuhtum spordis on tingitud just nimelt sellest samast strühniinist. Puhka rahus rattur Arthur Linton, kes 1896. aastal just nimelt strühniini tõttu suri. Ajaloost on läbi käinud ka võistlusrajal tarbitud brändikokteil strühniiniga 1904. aastal maratonar Thomas X demonstratsioonil, kus juures mees jõudis finišisse küll teisena, aga kuna hiljem selgus, et esimene mees finišis oli suurem osa distantsist autoabil läbinud, määrati siiski võitjaks brändikokteili nautinud jooksja. Head Pilsteri vlogi jälgijad! Täna ka vaatame teaduspõhise nurga alt otsa mõnele lihtsasti kättesaadavale ainele, mida võib jutumärkides nimetada kui legaalseks dopinguks. Olgu siinkohal öeldud, et ma ei tööta Maailma Dopinguagentuuris ega Eesti antidopingus, seega enne manustamist ikkagi lugege WADA keelatud ainete ja meetodite nimekirja. Esmalt muidugi vaatame üle intro. Pilsteri teadusjutud. Ligikaudu 90% kogu maailma elanikkonnast tarbib kofeiini igapäevaselt. Kõige enam tarbitakse kas kohvi või teed, mille kofeiinisisaldus sõltub suuresti tooraine töötlemise viisist. Rahvusvaheline olümpiakomitee käivitas 1984. aastal Los Angeles olümpiamängude ajal antidopinguprogrammi, mille eesmärgiks oli takistada keelatud ainete tarvitamist spordis. Vastavalt kehtestatud reeglitele loeti kofeiin dopinguaineks, kui selle ühendi kontsentratsioon sportlase uriinis ületas 15 mikrogrammi milliliitri kohta. Aastate jooksul muutus piirmäär karmimaks, kuid 2004 suisa kaotati kofeiin WADA keelatud ainete nimekirjast. Just nimelt vastupidavusliku töövõime paranemine on peamine faktor, mida teadus esile toob kofeiini tarbimise puhul. Del Coso ja kolleegid annavad oma uuringus väga hea ülevaate kofeiini levikust erinevate spordialade esindajate seas. Selgelt tuleb välja, et suurima tarbijaskonna moodustavad just vastupidavusalade sportlased. Esikolmikusse kuuluvad triatlon, jalgrattasport ning sõudmine. Vahelduva intensiivsusega spordialadel, nagu näiteks võimlemine ja tennis, on tarbimine oluliselt madalam. Kofeiini treeningueelne manustamine pikendab soorituse kestus kurnatuseni nii lindil jooksmisel kui ka veloergomeetril. Näiteks manustatud kofeiin pikendas vastupidavuslikku töövõimet noortel, kes jooksid lindil suutlikkuseni 7,5–10 minutit. Ka veloergomeetril suutlikkuseni testis tekkis väsimus kofeiini manustamise järgselt oluliselt hiljem kui placebo ja süsivesikute rikka energiabatooni tarbimisel. Töövõime võrreldes placeboga paranes lausa 84%. Nii liikurrajal kui ka veloergomeetril saadud andmetest kajastub, et kofeiini manustamine koguses 3–7 milligrammi kilogrammi kehakaalu kohta võib vastupidavusliku töö kestussuutlikkuseni parandada 24%. Kofeiini mõju töövõimele kõrge intensiivsusega lühiajalisel pingutusel on uuritud vähe.
Pigem paistab, et siin avaldub aga kofeiini mõju enamasti vaid treenitud inimestel. Arvatavasti põhjustavad järjepidevad treeningud organismis selliseid füsioloogilisi muutuseid, mis hõlbustavad kofeiini ergogeense efekti avaldumist. Asjakohaseid uuringuid kofeiini mõjust maksimaalsetele jõunäitajatele on pigem vähe ning ka olemasolevad andmed on üpris vastuolulised. Kiire kokkuvõttega pigem paljastab, et just kofeiini tarbimise järgselt alakehalihastele on leitud positiivset mõju, ülakehalihastele positiivset mõju pigem aga ei täheldata. Ilmneb ka see, et kofeiiniga ei tasu liiale minna. Nimelt 3–6 milligrammi kilogrammi kohta 60 minutit enne treeningut või võistlust annab sama tulemuse kui suur kogus kofeiini kogusega 9–13 milligrammi kehakilogrammi kohta. Küll aga muidugi suurema doosi korral võivad avalduda oluliselt hõlpsamalt negatiivsed side-efektid. Teadus armastab punapeeti ja punapeedi mahla. Punapeet on üks populaarsemaid köögivilju, mida sportliku sooritusvõime parandamise kontekstis teaduses kirjeldatakse. Punapeet on suurepärane antioksüdantide ja mikrotoitainete allikas, sisaldades kaaliumi, naatriumi, magneesiumi, C-vitamiini ja päris tublis koguses nitraati. Peeti on internetis turustatud kui see toetab seedimist ja on kasulik meie verele, on loomulik organismi puhastusvahend ja suurendab lämmastikoksiidi taset, mis parandab jällegi verevoolu. Lisaks on mainitud, et peedimahlal on vähivastased omadused. See alandab vererõhku ja põletikku. Need väited on jällegi suurendanud peedi tarbimise populaarsust. Eeldatakse, et peedi ja peedimahla omadused parandavad sportlikku sooritusvõimet. Räägitakse, et peedimahla tõttu paraneb võistlusaeg, väsimus tekib hiljem, väheneb püsiseisundi hapniku tarbimine, suureneb sportlase maksimaalne võimsus vattides ning paraneb võimekus aeroobsel ning anaeroobsel lävel. Uurisin teadusartiklitest järele, kas selle on ka tõepõhi all. Murphy ja tema kolleegide uuringus osales 11 harrastussportlast, mehed ja naised, kes tarbisid peeti 200 grammi või siis platseebot ja 75 minutit hiljem toimus 5 kilomeetri jooksmise kontrollvõistlus jooksulindil. Peeti tarbinud jooksjad parandasid aega küll numbriliselt, aga seda siis 5 kilomeetrise distantsi puhul lausa 41 sekundit. Küll aga seda ei juhtunud statistiliselt. Huvitaval kombel aga viimased 1,8 kilomeetrit oli peeti tarbinud jooksjate aeg 5% kiirem võrreldes platseebo grupiga. Samas oli subjektiivne hinnang koormusele peedi korral madalam. Autorid eeldasid, et nitraadi tase oli veel endiselt tõusmas, mistõttu jooksu hilisem faas oli peeti tarbinutel parem. Ka De Castro ja teiste 2019 läbi viidud uuringus selgus, et seal ka ei kinnitatud jooksu aja paranemist statistiliselt, kui distantsiks oli 10 kilomeetrit. Kusjuures seal peedimahla tarbiti 3 päeva jooksul 420 millilitrit päevas ning võistlusjooks oli siis 2 tundi pärast peedimahla manustamist. 13 treenitud, kas siis meesratturit või triatleeti, osalesid uuringus, kus uuriti, kas töövõime paraneb, kui 6 päeva järjest tarbida hommikuti pärast hommikusööki peedimahla 140 millilitrit päevas. Kusjuures viimasel päeval 2,5 tundi pärast peedimahla tarbimist toimus ka laborikülastus, et sooritada rattaergomeetril 10-kilomeetrine kontrollvõistlus. Selgus, et peedimahla tarbijate aeg oli 1,2% kiirem võrreldes platseebo grupiga, mida demonstreerib joonisaa, kust on ka näha, et ainult ühel sportlasel oli platseebo korral aeg parem võrreldes peedimahlaga. Paremat aega seostati 2,1% kõrgema keskmise võimsusega, joonis B. Keskmine südamelöögi sagedus gruppide vahel statistilist erinevust ei näidanud, 171 versus 169 lööki minutis. Lansley ja tema kolleegide läbi viidud uuringus tarbisid 9 füüsiliselt aktiivset meest 500 millilitrit peedimahla 6 päeva jooksul, millele järgnesid submaksimaalsel ja kõrge intensiivsusega kuni kurnatuseni jooksud. Kusjuures nemad leidsid, et peedimahla korral aeg kurnatuseni tekkis 15% hiljem võrreldes platseebo grupiga. Ehk jällegi
saab peedimahla omadusi kiita. Seega, kiirülevaade teadusesse annab peedile peedimahlale julgustust tarbimiseks küll. Mitte küll alati, aga mitmel juhul oli kas tendents või suundumus, kus kontrollvõistluse aeg oli parem võrreldes kontrollgrupiga, ehk siis nendega, kes mahla või peeti ei tarbinud. Küll aga milline on individuaalne kogus peedimahla või neis sisalduvat nitraati, kui pika aja vältel ja kui kaua enne treeningut või võistlust peaks peeti tarbima, seda tasub juba lähemalt teil endil uurida. Peedilt ja kofeiinilt ma teen aga suure hüppe väheke teise maailma. On ju levinud kõnekäend, et spordimees pole suitsumees. Küll aga sellegi poolest levivad jutud, et väga paljud sportlased tarbivad selle eest suitsetamise vaba tubakat ehk smokeless tobacot, kas siis huule, närimis või nuusktubaka näol. Eelkõige teevad seda noored. Ühe Itaalia uuringu kohaselt 74% talispordiga tegelevatest noorsportlastest on proovinud huule tubakat vähemalt korra ja 50% neist ei jäänud ka see viimaseks, ehk statistika on päris karm. Kusjuures teadustulemused on olnud isegi nikotiinisõpradega mõnel juhul helded. Ühes vanemas 2006 aasta läbiviidud uuringus, kus osales 12 tervet mittesuitsetajast meest, sõitsid jalgratta ergomeetril suutlikkuseni. Ühel juhul sportlastele paigaldati nikotiiniplaaster, teisel juhul sarnase välimusega placebo-plaaster. 12 ratturist 10 sõitsid ergomeetril kauem just nikotiiniplaastriga, presenteerides suisa 17% töövõime paranemist. 2018 ilmunud artiklis aga paluti 16 nikotiinivabal sportlasel 30 sekundit rattal sõita maksimaalsel kiirusel, millel järgnes 3-minutiline puhkepaus ja sooritati uus 30-sekundiline kiirendus. Ühel juhul said sportlased 7 minutit enne starti kas placebot või teisel juhul 2 nikotiiniriba. Nikotiini manustamine suurendas sportlaste võimsust 30 sekundi testil. Lihtsustatult öeldes, sportlased muutusid kiiremaks. Tulemastest lähtuvalt on ka mõnede noorsportlaste hulgas levimas teadmine, et nikotiin parandab töövõimet. 2018 aastal Sandanai ja sõprade sulest ilmus artikkel, mis aga võttis fookusesse mokatubaka ehk snüüsi. Vaatluse all oli 14 tervet mittesuitsetajast uuritavat, kes manustasid testi alguses ühe padja Rootsi mokatubakat Catch White eukalyptus. Sellele järgnes 5-minutiline soojendus ning sõit jalgrattal kuni suutlikkuseni. Väsimus täieliku kurnatuseni tekkis mokatubaku korral 54. ja placebo korral 50. minutil. Küll aga statistilist erinevust gruppide vahel ei esinenud. Teadusega on isegi nii kaugele mindud, et kaasati 16 aktiivselt snussi tarbivat meesportlast, et nad sooritaksid jalgratta ergomeetril väsimuseni testi. Ühel juhul lubati mokatubakat enda harjumuste kohaselt tarvitada, teisel juhul aga ei tohitud mokatubakat 12 tunni vältel tarbida. Küll aga mõlemal juhul enne testi algust anti sportlastele 1 padi mokatubakat. Selgus, et aeg väsimuseni parandas 13,1%, kui 12 tundi snussi ei tarvitatud. Seega aktiivselt snussi tarbivate sportlaste töövõime oli 13,1% parem, kui nad 12 tunni jooksul teevad pausi mokatubaka tarvitamisest. Ka muidugi eetilisusest lähtuvalt paneksin teemale punkti 2021 aastal Kasper ja Close'i artikliga, mille pealkirjas kajastub You snus, you lose. Tuuakse artiklis isegi välja, et mokatubakast ei ole kasu või see võib isegi sportlikku sooritusvõimet alandada. Selline oli tagasivaade teadusartiklitesse, mis kajastasid peedi, kofeiini ning nikotiiniga seotud töövõime muutuseid. Need on küll täna VADA reeglite kohaselt legaalsed võtted, küll aga on ka teaduslikult tõestatud, et need sportlased, kes on otsinud tuge legaalselt dopingult, kas siis toitainete või meetodite näol just sooritusvõime parandamise kontekstis, neil on kergemini tekkimas üleminek ka illegaalsetele võimalustele. Kahtlemata on legaalseid võtteid veel, mis tänasesse episoodi lihtsalt ei mahu. Küll aga doktor Pinsteri arust kõige legaalsem viis tublide sportlike tulemusteni on ikka targalt treenimine. Järjekordne teadustulvil Pinsteri teadusjuttude episood on selleks korraks läbi. Kui sulle vaadatu meeldis, siis subscribe'i, like'i ning jaga seda vähemalt enda 3 sõbraga. Ja kohtume juba kindlasti järgmise episoodi ajal. Seniks aga varbad villi, tuttmüts pähe ja tõttu treeningule.